Tere kõigile! Ma tänan väga sisuka sissejuhatuse eest. Kindlasti ma ei räägi nii suurtest muudatustest, mis sissejuhatuses oli öeldud, aga algus seegi, millest siis mina natukene räägin. Kõigepealt mina olen siis Sirli Heinsoo, Internet of Business projektijuht Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidust. Alustuseks ma tänan kutse eest siia seminarile ja võib-olla siis veel ennem, kui ma edasi lähen, et uuesti, et Internet of Businessi projekt on täna veel alles kontseptsiooni faasis, kuid loodetavasti jõuame siis juba reaalse tulemini paari aasta jooksul. Internet of Business lühidalt ehk IOB on siis turvaline ja standardiseeritud XD-tüüpi reaalajas majanduse platvorm, mis võimaldab automatiseerida siis nii siseriiklikku kui ka piiriülest tehingu- ja arveldusinfo jagamist. Standardiseeritus siis tähendab siinkohal eelkõige seda, et kogu see info, mida me seal jagame, oleks kõikidele tehingu osapooltele üheselt mõistetav. Ehk siis oleksid kasutusel ühed ja samad standardid, mida siis kasutatakse. Ning seeläbi siis on ka garanteeritud selle platvormi ja seal jagatud info kvaliteet. Reaalajas majandus on juba laiem mõiste, kuid antud projekti raames on siis tegemist tähendab see siis otseselt tehingu jälitatavust ja jälgitavust reaalajas. Kindlasti me ei hakka leiutama jalgratast. Eestil on väga head eeldused sellise äri XD loomiseks, kuna paljud niinimetatud pusletükid on juba olemas või arendamisel. Pusletükkide all pean siis silmas erinevate asutuste või ettevõtete poolt pakutavate teenuste automatiseerimist või siis uute teenuste või lahenduste väljatöötamist. Sealjuures näiteks võiks võtta siis Maksu- ja Tolliameti, kes on tänaseks juba väga palju nad püüdlevad siis võimalikult automatiseeritud aruandlusprotsesside poole. Nüüd tänu sellele Internet of Business platvormile ei ole iga sellise teenuse arendajal vajalik luua siis erinevaid kanaleid erinevate osapooltega, näiteks siis riigiga või pangaga, vaid liidestades end ühekordselt IOB platvormile on siis see loodav või loodud teenus juba jagatud kõikide platvormi kasutajate vahel või võimalik jagada kõigi vahel. See tähendab seda, et on ainult üks infokanal. Samuti on oluline mainida, et IOB platvorm ei kujuta endast mingisugust sarnast asja selles mõttes XD-le, et nad ei hakka üksteist konkureerima, vaid nad on ikkagi, eesmärk on neid ikkagi siduda oma vahel, et kõik need, kes on täna XD-ga ühenduses, ei pea ennast siduma eraldi IOB platvormiga, vaid on juba seotud, kuna IOB platvorm on seotud XD-ga. Edasi, siis tänu Internet of Business platvormile kasvab siis ettevõtte läbipaistvus ja usaldusväärsus. Seda siis näiteks avaliku sektori, investorite, pankade, klientide, kelle iganes jaoks, kes sealt seda infot näevad. Ning seda siis tänu sellele, et kogu seal jagatav info on reaalajas kontrollitud ja reguleeritud ning varimajandusele sisuliselt kohta ei ole. Kontrollitud eelkõige läbi selle, et igat tehingut jälgivad kõik osapooled reaalajas, iga tehingu muudatus kajastub kõikidele tehingu osapooltele, mis tähendab seda, et andmete oma soovi järgi muutmine on koheselt siis nähtav kõigile. Nüüd tänu automatiseeritud ja standardiseeritud tehingutele muutuvad siis tehingud oluliselt kiiremaks ja efektiivsemaks.
tänu sellele väheneb siis ettevõtte halduskoormus ning tänu sellele kasvab ka väärtuspõhise töö osakaal, mis loob siis eelduse ettevõtte kasvuks. Samuti annab IOB platvorm eeldused uute finants- ja aruandlusteenuste, aga ka täiesti uute ärimudelite tekkimiseks. Siin siis ma mõtlengi seda, et loomulikult teenuseid võib palju luua huvitavaid, aga kui sul on selline info, mis tuleb näiteks Maksu- ja Tolliametist, Statistikaametist ja mingisugustelt ettevõtetelt veel, siis sa saad selle ühesõnaga komplekti palju asjakohasema ja saad sinna uusi huvitavaid teenuseid peale luua. Nii, kui me räägime täna ettevõtte kasvust, siis kõigepealt ma ei hakka väga süvitsi sellega minema, kõigepealt ma palungi teil mõelda, et mis teie arvates, et mitu protsenti oma ajast tegeleb, või mõelda selle peale, et mitu protsenti oma ajast tegeleb näiteks üks väike ettevõtja administratiivsete tegevustega. Ja kas see protsent võiks olla väiksem, eks ole? Me kõik teame selle vastust ja mis siis saaks, kui see oleks väiksem. Meil jääks palju rohkem aega üle. Meil tekiksid uued ideed, suureneks tõenäosus luua uusi tooteid või teenuseid. Me võiksime laieneda turul, võiksime teha eksporti või hoopis, et pöörata oma tähelepanu või ajaressurss oma töötajate motiveerimisele ja koolitamisele, eesmärgiga omada siis kõrgelt kvalifitseeritud ja lojaalset tööjõudu. Et siin on tegevusi kui palju, mida selle lisaajaga siis teha. Ja IOB platvormi või projekti üheks suurimaks eesmärgiks ongi siis samamoodi lihtsustada ettevõtete administratiivseid tegevusi ning seeläbi siis propageerida nende kasvu nii riigisisesel kui ka rahvusvahelisel tasandil. Rõhk on siis rahvusvahelisel tasandil just, kuna riigisiseselt on Eestis ikkagi see süsteemid suhteliselt hästi arenenud, aga just, et see rahvusvaheline mastaab ka siia juurde tuua. Nüüd mõned näited IOB tehingutest või tehingutest, kus IOB võiks oluline olla. Näiteks ettevõte ostab piiriülest toodet. Tänu IOB platvormile, kus siis ostu- ja müügitehingud toimuvad väga kiiresti ja automatiseeritult, on piiriülene toote ostmine sama lihtne kui siseriiklik toote või teenuse ostmine. See tähendab, et IOB loob eelduse siis rahvusvaheliste koostööpartnerite tekkimiseks ning nendega siis efektiivsema ostumüügitehingu läbiviimiseks, mis omakorda annab eelduse kvaliteetsemaks koostööks. Järgmine näide, kus üks ettevõte kontrollib teise ettevõtte finantsinfot reaalajas ilma antud ettevõtte otsese sekkumiseta. Siin pean siis silmas seda, et igal ettevõttel on võimalik avada nii-öelda kolmandatele osapooltele mingisugune info, mida siis teised ettevõtted saavad vaadata usaldusväärsuse või läbipaistvuse kontrolliks. Siis veel, et ettevõte eelistab äripartneriks ettevõtted, kes on IOB platvormis nähtav. Siin ma siis pean silmas seda eelkõige, et tänu siis sellele IOB-le, kus kõik ettevõtted on usaldusväärsed ja läbipaistvad, et tekib siis võib-olla isegi annab eelduse konkurentsieeliseks või organisatsioonimaine tõusuks, kus siis eelistatakse partnereid, kes on juba IOB-ga seotud. Ettevõte näeb uut ärimudelit läbi teenuse pakkumise IOB platvormis. No sellest ma juba rääkisin ka, et uute teenuste tekkimine on väga tõenäoline sellisele platvormile, kus on nii palju infot liikumas. Jah, siia siis nii. Edasi, ettevõte soovib avada harukontorit naaberriigis. Siin ma pean silmas seda, et IOB siis läbi IOB või IOB platvormis tänu rahvusvahelistele teenusepakkujatele on meil siis seal tagatud ka piiriülene seadusandlus ja standardid, et siis
uue kontori või harukontori tegemine naaberriigis oleks võimalikult lihtne. Siis näiteks ettevõte soovib võtta pangast arvelduskrediiti. Kuna teatud info on juba ettevõtte poolt avalikult jagatud, saab pank selle asjakohase ja reaalajas oleva info põhjal teha kiiremini ja vähem kulukamalt otsused ettevõtja või ettevõtte jaoks. Ja viimaseks on üks uus mõte, ettevõte kinnitab käibedeklaratsiooni. See on üks idee ühest võimalikust uuest lahendusest IOB platvormis, kus on selline asi nagu reaalajas käibemaksu saldo jälgimine nii ettevõttele endale kui ka maksuametile. Ehk siis iga tehinguga, näiteks see saldo siis muutub iga tehinguga ja siis need vahekokkuvõtted ehk maksud toimuvad siis mingisugusel kindlal kuupäeval, kas siis ettevõtja kinnitusel või siis soovi korral automaatselt. Aga see on kõik idee tasandil, kõik seda võib kritiseerida või anda uusi mõtteid või uusi sisendeid. No ja nii edasi. Ja veel võib-olla sellest, et suures plaanis peame me oma projekti veel, nagu ma ütlesin, algusjärgus olevaks. Me oleme saanud seemnerahastuse Interreg Baltikult, millega me siis valmistame ette natukese detailsemat ja suuremat projektiplaani, et saada siis põhirahastust. Ja üheks projektiplaani siis suureks osaks on pilootprojekti läbiviimine ja selle väljaarendamine eelkõige, millega me siis praegusel hetkel ka tegeleme. Ja seega ma kutsun teid kõiki üles, et kui platvormi tõenäolisi tulevasi kasutajaid osalema kas pilootprojektis või andma siis nõusolekut sellise platvormi testimiseks. Ning sellise teadmisega siis saame me minna juba oluliselt kindlamalt põhirahastuse taotlusesse, kuna meil on kasutajapoolne garantii, et selline platvorm on vajalik ja soositud. Kui midagi jäi segaseks, ma igal juhul ootan teie tagasisidet, mõtteid või huvi, kontaktid on olemas siin ja ma tänan!